Tere, mina olen Janno Seeder. Minuga koos täna on Maiennate välja taga ja Siret Seeder. Ja täna me räägime Luule Viilma raamatust Ellujäämisõpetus, mis on esimene raamat sarjas Tarkuse puu ehk Maalehe vaimsete või esoteeriliste raamatute sarjas. Ja kui ma vaatasin, siis Luule Viilma Ellujäämisõpetus esimest korda ilmus aastal 1995. Ja nüüd aastal 2015 on väga sobilik seda uuesti välja anda. Või kuidas tundub? Suurepärane, see lihtsalt klapib. Inimesed on ju oma teadvuse arengus edasi läinud. Ja kui see raamat 95. aastal ilmus, siis inimesed mõtlesid niimoodi, et kui nemad selle raamatu läbi loevad, mis oli, kuna Luulel oli meditsiiniline haridus, siis tema kasutas väga palju meditsiinilisi oskussõnu, mida tavalugeja ei suutnud aru saada, millest jutt käib. Peale selle inimesed hakkasid arvama, et kui nad nüüd selle raamatu läbi loevad, nüüd ma kohe tervenen, saan targemaks, kõik minuga muutub paremaks. Aga raamatu põhimõte ei ole ju selles ja ei ole ühegi raamatu põhimõte selles, et ma loen läbi, saan informatsiooni ja nüüd kõik muutub. Ei muutu. Muutub siis, kui sa praktiseerid. Ehk tegemist on siis, ütleme siis niimoodi, et võib öelda, et see on nagu käsiraamat. See on nagu käsiraamat, mida sa ise endaga pead tegema. See ei ole niimoodi, et ma lugesin informatsiooni läbi, ma tean ja nüüd kõik muutub. Ei muutu. Ja kõik ongi teine. Ja kõik ei muutu. Luule toob väga täpselt ka välja, mis tegelikult toimub, et kui sul väljendub mingi asi haigusena või tervisehädana, mis tegelikult toimub. Ja mis mulle selle raamatu juures hästi meeldis on, mulle tundub, et alati raamatut aitavad või teemat paremini mõista eluliselt näited. Ja selles raamatus, Luule raamatus on ka hästi palju elulisi näiteid. Noh, see eluline näide on ka see, et kui ma mäletan, ma lugesin seda 2000, siis ma ise olin haige ja kui ta ütleb mulle, et haigus on minu parim sõber, ma vihastasin, mis asja neid jamab, kuidas saab see parim sõber olla. Täielik jama. Täielik jama. Ja siis ma mäletan, et võttes ma seda ise olen neid protsesse läbi ja nüüd aastad 15 hiljem, ma olen, kui keha on andnud mingi teate mulle, midagi on valesti, nüüd ma olengi läbi selle energiate sisemise ennast välja kasvatanud ja see kasvab tõesti välja. Ma muutun, ma jälgin ennast ja ma olen rahul. Ma tean, et ma olen võimeline ise ennast ravima läbi selle, et ma õpin ise ennast tundma ja oma keha ja ise ennast armastama. Väga nõus. Et sa saaksid ise endaga tuttavaks. Ma olen lausa seda endale kirjeldanud niimoodi, et teised inimesed ongi meile nagu treeningkaaslased, sparringupartnerid, peeglid. On ju lausa selline ütlus, et see, mis mulle teiste juures ei meeldi, on varjatud osa minust endast. On minu enda õppetund. Ja mida tasub tähele panna ja millega tegeleda. Ja tegelikkuses tõesti, kui nüüd seda Luule Viilma raamatut vaadata, suurepärane käsiraamat, aga tööle hakkab see käsiraamat alles siis, kui sa hakkad seda praktiseerima. Mulle tuleb meelde siin üks selline lugu, tahan seda siia lisada. Ma kuulasin ühte lektorit, kes rääkis, kuidas üks Eesti grupp käis Indias, käis vaimsel rännakul ja nad jõudsid ühe svaami, ühe õpetajani ja loomulikult nutikad eestlased kohe mõtlesid, suur õpetaja on käeulatuses, kasutame juhust ja kohe küsima, et õpetaja, kas on mingi lihtne, pange tähele, see peab olema lihtne, mingi lihtne viis, kuidas muuta oma elu ja Svaami vajus hetkeks mõttesse, siis ütles, et jaa, miks mitte, kui sa tead, mida sa tahad, siis sul ei ole mingeid takistusi, aga sa pead kasutama tabast. Ja tabas sanskriti keelest eesti keelte tõlgituna tähendab korduv praktika. Korduv praktika ehk väikeste, aga kindlate sammudega pead siin oma teel käima ja siis sul ei ole mingeid piiranguid, siis sa oledki kõikvõimas.